rääkida. Vabandust kõigile, kes kuulavad salvestust, et ma õnneks väga palju ei jõudnud veel rääkida, et oli väike apsakas salvestama panemisega. Aga ühesõnaga, kui me lähme edasi konkreetsemalt toitainest põhiselt, et ma võiks hinnata ka seda, et üks asi need elustiilid ja minu toitumise osas ma annan niisuguse nõuande, et võtke selline, meil on Eestis Tervise Arengu Instituut on välja töötanud tasuta tarkvara nagu NutriData. Imehea vahend oma menüü hindamiseks. Võtke see üks nädalakene, kui teil on rohkem aega, trükkige oma toidud sinna sisse ja ta analüüsib väga ilusasti ära, millised vitamiinid ja mineraalained on teie menüüst vähe, mida on võib-olla üle ja üldjuhul vitamiin ja mineraalaineid üle pole, aga muid asju võib küll olla. Ja vaatate selle pilguga üle ja kui te teate, et ma tegelikult läbivalt kogu aeg söön niimoodi, siis see tähendab seda, et tõenäoliselt neid toitaineid pidevalt minu menüüs ei ole. Ehk siis see võib viidata sellele, et need on midagi, mida ma võib-olla vajan juurde võtmiseks, on ju. Et seda on just hea nädalapõhiselt, et kui see üks päev on näiteks mingi erandlik päev, et jääb mingi kaltsiumi puudu, magneesiumi puudu, aga teistel päevad ma toitun hoopis teistmoodi, et seda ei vaatagi päevapõhiselt, et pigem nagu nädalapõhiselt vaadata, et mida mul puudub pidevalt jääb. Just. Ja teatud kroonilised haigused võivad ka siis tekitada vajadust midagi juurde võtta. Et näiteks, kui me võtame ja ka ravimid just, et kui teil on näiteks mingisugune seedetrakti haigus või näiteks te mingil põhjusel peate maakaitset tarbima, et maakaitse tavaliselt tähendab siis seda, et ta on maahappe langetaja ja see võib omakorda põhjustada siis näiteks B12 imendumise häireid, raua imendumise häireid ja ka kaltsiumi imendumise häireid. Ja ka teiste mineraalainete. Jah, just. Et ongi näiteks tsink veel sinna juurde, on ja magneesium sinna juurde. Et kui te olete pidevalt ja pikaajaliselt pidanud tarbima maahappe langetajaid, siis see võib olla küll üks näidustus, miks võtta juurde võib-olla siis teatud mineraalaineid või siis B12 vitamiini. Ja või eelnevalt saab ka hinnata siis nende olemasolu ka verepildist, on ju. Lisaks ravimitest tahaks kindlasti mainida, mille tarbimine ei ole just väga haruldane, on kolesterooli langetajad. Et teatud kolesterooli langetajad võivad põhjustada Q10 puudust ja need inimesed, kes pidevalt tarvitavad juba pikemat aega kolesterooli langetajaid, võiksid mõelda Q10 juurde tarbimise peale, et siis on täitsa näidustatud, et see on juba üsna hästi teada, et juba kui me räägime ka teaduskirjandusest tulenevast tõendatusest, et siis see on juba täitsa hea Q10 kohta ja kolesterooli langetajate kohta. Ja erinevalt ka soolehaigused, et kui on erinevad soolehaigused, siis samamoodi võib olla probleem näiteks rasvlahustuvate vitamiinidega. Näiteks kui on sapi probleemid, on ju, et siis võib olla rasvlahustuvate vitamiinidega, milleks on siis A-vitamiin, D-vitamiin, K-vitamiin, on ju, et toidust just nende imendumine võib olla siis pisut problemaatiline. Et siis see on täitsa näidustus, et mõelda nende juurde tarbimise peale. Ja kas Carolin ja Elisa tahaksid mind täiendada veel siin? Just mõtlesin, et sa räägid nii huvitavalt, et ma ise ka täitsa jäin nii huviga kuulama, aga võib-olla seda NutriData ja toitumise põhist poolt lihtsalt, et mina võib-olla panekski rohkem seda poolt, et kuna mina igapäevaselt nõustan inimesi, et siia seda, et kui sa vaatadki üle oma menüü, ja NutriData põhjal on ka näha, et midagi jääb puudu, et kõigepealt ikkagi alustada toidust ja siis mõelda lisaks, et kas me võtame toidulisandeid. Et toidulisandi nimi on nii ilus, see ongi kohe, et see on toidule lisand, et toidust me selles mõttes üle ega ümber ikkagi ei saa, on ju. Et seda ka tihti tahetakse, et kas ei ole olemas ühte imetabletti, mille saaks sisse võtta ja kõik mured on ju kaovad. Et kõigepealt toit ja samamoodi ka mina siis oma praktikas, et ma ei vaata kellelegi otsa ja ei ütle, et nii, nüüd on sul kindlasti seda teist ja kolmandat vaja, on ju, et kõigepealt toitumine ja siis ka vereanalüüsid tegelikult. Jah, vereanalüüsidega ongi see, et kuna vereanalüüsid ei näita ka, mida ma tahtsin enne peale vahel korra öelda, et nad ei näita täit tõde, et need, mis on verepõhiselt, näiteks mineraalainete puhul, et veri hoiab ennast maksimaalselt stabiilsena. Et enne kui juba võib-olla raku tasemel on meil juba puudujääk, aga seda me ei saa teada. Ehk et kõige parem ikkagi hindamiseks on toidupäevik.
et see vereanalüüs võib anda tõesti raua puhul, ma arvan, et see on suhteliselt adekvaatne see, et kui ka seal ferritiin on puudu ja hemoglobiin on madal ja et on kehas rauapuudus, et aga seda me tegelikult näeme siis juba toidupäevikust ka suhteliselt tihti. Või ongi siis see probleem, nagu Mari-Liis ütles, et meil on omastamise probleem, et me küll toidus on teda piisavalt, aga me ei suuda teda omastada. Et üksikute toitainete puhul on see vereanalüüs, aga enamuste puhul me peame ikkagi vaatama, mida me sööme. Ja nagu ta Carolin tõesti välja tõi, siis toidulisand ongi toidule lisand. Et jah, me selle poolt oleme ka kindlasti, et kui on puudujääk tekkinud, siis on toiduga seda auku täita keerulisem, et on võib-olla see vaheetapp, et me aitame selle augu nii-öelda kiiremini ära täita, aga me ei saa et me siis terve elu jääme selle lisandi peale lootma, et võiks ikkagi edasi mõelda, et kuidas ma toiduga selle edasi, et seda auku ei tekiks rohkem. Ja see on üks väga hea ülemineku koht, et kui ma nüüd pean seda auku täitma hakkama, kuidas siis esmapilgul hinnata, et see toode, mida ma tahan siis võtta või see lisand, mida ma juurde siis pean võtma, et seda auku täita mõnda aega, et kus ma tean, et see on kvaliteetne, kus ma siis oskan seda hinnata, mis on need esmased tegurid võib-olla, mida seal vaadata? Siin võibki mõelda seda, et kui me kliendina, et mida me tahame, et see lisand oleks, on ju. Et me tahame, et ta oleks ohutu. Me tahame kindlasti, et ta oleks toimiv, et kui me juba ostame, et ta toimiks meelega. Siin ma tegelikult tahaks ära öelda, et mida ka tihti ma võib-olla tunnetan, et inimesed ootavad, et nagu ravimite puhul, et ma võtan selle tableti ära ja ma saan kohe terveks. Et samamoodi nagu te sööte ära korraliku toidu, eks ju, et kui teil on mingi terviseprobleem, te ei saa koheselt terveks, vaid et te peate jätkama seda head harjumust mingi aeg, võib-olla isegi mitu kuud, enne kui te hakkate suuremaid tulemusi siis nägema. Et jah, et see toidulisand ongi toidule lisand, et ta annab toitaineid, aga ta ei ravimeid. Et ta võib küll ennetada, aga jah, et seda ma tahtsin ära, et see toimivuse juures, et ei ootaks, et ma võtan esimese ära, et siis oleks kohe, ma olen terve. Aga jah, et kui me võtame mingisugust, võtame siis nagu mingit mineraalainet või vitamiini, et ta omastuks. Mina tahaks, et ta oleks võimalikult puhas, et ei oleks mingit lisaaineid ja et oleks kasutaja mugavus ka, et kes kuidas eelistab, et kes eelistab, et ainult kapslit võtta, kes arvab, et tegelikult ma seda kapslit ei taha nagu neelata, et tahaks ainult seda sisu saada, et oleks ka võimalik siis ka vedelikuna või et seda kapslit võib avada, et oleks sellises vormis. Ja kui nüüd veel siit edasi minna, mina tahaks, et põhineks teadusuuringutele, et need vormid, või need toimeained, mis sinna siis sisse on pandud, et nende kohta oleks ka kirjanduses nii-öelda siis tõendatud, et nad tõesti seda toimet omavad. Ja selle ettevõtte kohta tahaks ka teada, et kas see toode läbib mingisuguseid kvaliteedi kadalippe siis. On tal olemas kvaliteedinõuded nende tootmisele, kas on tootele endale sätestatud siis kvaliteedinõuded puhtuse, stabiilsuse ja toimeaine olemasolu kohta ja ka mikrobioloogilised testid. Sest väga palju on ka seda, et mikrobioloogilisest saastust on tegelikult võib lisandites olla. Et jällegi see puhtuseks. Tegelikult kui mõelda kõik need tegurid, mida praegu Eliisa nimetas, siis neid on päris palju asju, mida üks tootja peaks arvesse võtma. Ja kui te lähete nüüd ja vaatate neid erinevaid lisandeid ja valite ainuüksi hinna järgi, siis alati kõigepealt enne, kui te haarate mõne preparaadi järgi, mõelge selle peale, et kui ta on väga odav võrreldes teistega, siis kuidas see hind on saavutatud. See ei saa olla saavutatud väga kvaliteetsetel meetodidel, kui ta on nii odav, sest igasugused sertifikaadid maksavad, kvaliteedikontrollid maksavad, kvaliteetne tooraine maksab, ehk siis kui ta on väga odav võrreldes teistega, siis ta ei saa olla kvaliteetne, see lihtsalt on nii. Ja see on ka minu jaoks üks asi, mida võiks ennem, see ei ole kuldne reegel selles mõttes, et on ka erandeid absoluutselt, aga üldjuhul tavaliselt, kui me tahame kvaliteeti, siis kvaliteet
maksab, nii on iga asjaga elus, on ju. Ja võib-olla kui Liisa jutuga natukene kokku võtta, siis üks asi, mida tavainimesena võikski mõelda, enne kui ma lähen sinna ükskõik kuhu seda toidulisandit ostma ja enne kui ma haaran selle purgi või mis iganes anuma, et ma teaksin, mis on see bränd. Et mina ju ei tea, mis sertifikaadid seal on, mina ei oska hinnata neid sertifikaade või teadusuuringuid seal taga, on ju, aga teha seda brändi. Ehk siis ennem kui sa võtad selle lisandi, vaata, mis brändiga on tegemist, võta lahti selle brändi koduleht või kes on Eestis selle brändi maaletooja ja vaata, kas ta kirjeldab, kuidas on hinnatud selle brändi kvaliteeti, kas seal on mingid sertifikaadid, mis siis annavad meile teavet selle puhtuse kohta näiteks, on ju, või kas ta päriselt sisaldab seda, mida ta peaks sisaldama, on ju. Kas meil on olemas info, kus see tooraine pärineb? Kas nad avalikustavad seda infot? Kas sa ei pea süvenema nendesse dokumentidesse liialt, aga kas sa saad selle kohta info? Sest bränd, mis annab kvaliteetseid tooteid müügile, tagab ka siis selle info enda kliendile, on ju. Et see on minu meelest üks asi, mida võib-olla on kõige lihtsam endal meeles pidada, et ma tutvun ennem selle brändiga, kui ma otsustan seda osta. Tihti võibki näha, kui käia erinevatel lehtedel, et võib-olla ei olegi selle ettevõtte enda kohta midagi öeldud, et kui sa võtad näiteks, et kes on ettevõtte kontakt, et seal on ainult tühi väli, et saada meile kiri, aga et mis ettevõte, ei ole isegi ettevõtte nime öeldud, et see minus tekitab kohe kahtlust, et miks nad varjavad. Ja lisaks üks asi on veel, et miks me seda hästi palju rõhutame, on sellepärast, et meil on Eliisaga natukene kurvad kogemused praegu, kuna me ise ka ju, Eliisa juba pikka aega tegeleb toidulisandite ja ka ravimite maailmas, on ju, ja mis selle erinevus on toidulisandite ja ravimite puhul on see, et tänapäeval toidulisanditel puudub igasugune tegelikult selline nõuded, seal on nõuded, aga kontrollmeetmed nendele puuduvad täna. Tehakse pistelisi kontrolle ja võrreldes ravimitega, kellel peavad olema väga kindlad kriteeriumid läbitud ja tagatud enne, kui nad võivad turule tulla. Toidulisanditeks seda ei ole. Mul on täna olnud mitmeid olukordi, kus ma olen rääkinud inimestega ja nad eeldavad, et kui nad apteegist ostavad, et siis see on kvaliteetne. Aga kahjuks ma pean siin ütlema, et apteegis müüdav toode ei taga kvaliteedid, nad on samasugune äriettevõte ja nad lihtsalt võtavad endale müüki tooteid, aga nemad ei veendu selles kvaliteedis. Seda peab tagama see bränd ja see maaletooja, et kas ta on kvaliteetne. Ja meil on üks siuke kogemus, et Eliisa, kas sa korraks jagaksid lihtsalt lühidalt seda kogemust, mis sul oli, et mis natukene lihtsalt ilmestab seda, et kui reguleerimata meil on toidulisandite turg, et miks me peame päriselt ka veenduma kvaliteedis ennem, kui me ostame mingit toodet, sest see on ju meie tervis, millega me mängime. Sa mõtled seda menopausi lisandit või? Jah, just. Minu poole pöörduti et mitte minu kui Via Naturale esindaja poole, vaid et minu kui siis või toitumisterapeudi juurde, et kas ma aitaksin toidulisandi teha, et koostised, mis seal veel olema peaks. Aga kuna mul kiire periood oli, ma koheselt ei suutnud vastata ja küsisin ainult kiire küsimuse, et kes teil meeskonnas on. Ja tuli välja, et me oleme turundusinimesed, et mina olen Google'i spetsialist ja minu äripartner on, ma ei tea, mis valdkonna turundusspetsialist tema oli, aga vahet ei ole, et turundus on turundus, et vahet ei ole, mida sa turundad, et ravimi või seda toidulisandit või mingisugust riideset, eks. Ja tuligi välja, et aga tegemist detsembri alguses oli see, et aga meil on kiire, me tahaksime enne aasta lõppu saada selle toote müüki ja sest, et uus aasta, uus algus on kõige parem aeg toidulisandite reklaamimiseks. Mis tähendas seda, et kui me detsembri alguses pöördutime minu poole, et mis võiks selles toidulisandis sees olla, siis uudiseks oli see, et kuidas te tagate stabiilsuse, kuidas te tagate kõik, et see kvaliteedikontrollid, kus te selle tooraine, kõik need etapid, et te mõtlete selle paari nädalaga kokku panna, müüki panna ja sellele turunduse teha. Et see oli minu jaoks ka siuke natukene reaalsust šokk, et kui palju meil tegelikult, kui reguleerimata meil on ja kui palju meil tegelikult võib olla selliseid brände, kes ongi tulnud turule, et näe, mingi teema on praegu popp, võtame üles, teeme businessiks ja hakkame müüma. Ehk siis see minu meelest lihtsalt üks nii hea näide, mis tõesti toob
rõhutab seda olulisust, et miks me peame teadma, mida me ostame ja miks me peame teadma, et ta päriselt on kvaliteetne ja tõenduspõhine lisand, sest ta peab olema, et on ka ohutu. Ja minnes edasi nende küsimustega, mis meile tulid seonduvalt siis võib-olla Mari-Liis, ma küsiks siia Ja, vahele ja. lihtsalt selle, et võtaks korraks hästi praktiliselt, et kui ma nüüd lähen sinna apteeki, ikkagi ütleb, et mul on siis kiiresti vaja mingit lisandit nüüd. Ma ei jõua seal võib-olla taustainfot hakata otsima ja mida iganes, on ju. Et võtan selle purgi, mis on võib-olla need esimesed sellised justkui punased lipud, mis ma näen, et ma juba tean, et järelikult see toode on mingit jama täis, et kas seal on mingid säilitusained, magusained võivad ju olla lisandites sees, mida tihti nagu imestatakse, on ju. Et tooge nagu mõned sellised asjad välja. No üks asi on see, et kui see koostisosade nimekiri juba ei mahu sinna purgi külje peale ära enam, et siis on juba ka näiteks kahtlane, et seda vaataks, aga tegelikult on värvained. Üks asi on värvained, eeskätt just kunstlikud värvained ja magusained. Ja teate, mis on kõige kurvem, kus neid kõige rohkem näeb, on laste lisandid. Igasugused kummikarukesed lastele, igasugused tutti-frutti maitselised ninnu-nännud lastele. Et mina näiteks olen päris mitmele tuttavale öelnud, et palun võta nüüd oma laste menüüst ära, sellepärast, et sa ei anna praegu neid vitamiine mineraalainetele, mis sa tahad, vaid sa annad talle päris palju muid kunstlikke magusaineid ja värvaineid talle sellega lisanduvalt juurde, et see kasutegur tõenäoliselt kaob siin täna ära, on ju. Aga selle kummikarukesi praegu siin mainid, et võib-olla panite tähele, et vahepeal oli tehti uuring siin Eestis ka toidulisandite kohta, laste toidulisandite kohta ja päris suur ports lisandeid selle partiipõhiselt siis ei vastanud nõuetele, ehk siis, et mida lisandite puhul saavad nad jälgida, on see, mis on pakenditel kirjas. Kui analüüsid teha, et kas päriselt see pakend ja sisu lähevad omavahel kokku, et see on ka see, mida me tahaksime saada, et kui meil pakendi peal lubatud näiteks 10 milligrammi, et seal päriselt ka see 10 milligrammi sees. Ja kui seda nimekirja vaadata, et siis seal oli päris palju kummikarukesi või neid kummikarukesi või neid ühesõnaga neid kommikesi. Et aga nende puhul ongi see stabiilsus selle vormi puhul, et nad ei ole stabiilsed hoidma seda toimeainet või siis seda mineraalainet või vitamiini. Et tüüpiliselt, et ta oleks säilivuse ja lõpuks ka mingisugune kogus siis vitamiini, mineraalainet või need toimeained seal sees, pannakse alguses sinna ülekaalus või rohkem seda sisse. Et see sisaldus langeb aja jooksul päris kiiresti, et nad ei ole stabiilsed ühesõnaga, et ma tahtsin seda välja tuua. Et mina ei ole üldse nende kommikeste pooldaja just sellepärast, et me ei tea, kui palju sellel ajahetkel seal midagi veel sees on. Kas on seal liiga palju sees, on seal parasjagu see hetk, kus on teda parasjagu sees või on juba liiga vähe seal sees. Et seda me ei saa hinnata. Nii ma fikseerisin vahepeal osalejad või tänase kohalolijad ka ära loosi jaoks, on ju. Aga jah, põhiline asi tegelikult ongi selle kvaliteedi puhul või selle, mida sildi pealt vaadata, et üks asi on see, et seal on need mineraalained ja vitamiinid sees, aga kas seal on ka väga palju neid täiendavaid lisaaineid, mahuaineid, värvaineid, magusaineid, et kunagi, kui ma olin rase, siis ma ostsin apteegist ühe rasedate multivitamiini ja ma olin täiesti šokeeritud, kui ma vaatasin, miks sa panevad siia punast värvi sisse, toiduvärvi, keemilist toiduvärvi punast sisse, selle jaoks, et see tabletikene oleks ilus. Mul täitsa ükskõik, mis värvi see tabletikene on, et ma ei taha seda sisse süüa veel eriti rasedana lisaks, et seda tasuks jah üle vaadata. Et jah, muidugi, et seda, kui on antud soovitused, et kui palju mingisugust näiteks mineraalainet on vaja võtta või vitamiini, et vaataks selle koguse ka üle, et kas ta ikka sisaldab. Me siin pärast räägime kalaõlidest ka, et kas seal on piisavas annuses üldse sees, et see toimiks, et me tahame, et miks me seda võtame. Aga tõesti, nagu ettevõtte põhiselt niimoodi lihtsalt purk kätte võtta ongi väga keeruline hinnata. Ja ka seda, et kas ta päriselt toimib, et on ka seda D-vitamiinide puhul ju tehtud uuringuid, et ei ole D-vitamiini nii palju selles tootes sees, kui on pakendi peal ette nähtud. Ja on ka klientide seas seda tagasisidet tulnud, et ma nüüd tulen ikka teie juurde tagasi, et ma tarbisin siin 4000-list neid väikseid neid kuulikesi ja minu D-vitamiini tase ei tõusnud. Et varasemalt teie omadega on tõusnud. Ma ei tea, mis teraksed olid, aga ühesõnaga võis ka kahtlus olla, et kas seal oli ikkagi sees.
et võib-olla siit ongi hea küsida seda küsimust, et mida meile ka esitati, et mis on parim D-vitamiin ja mis on, saame siis edasi minna selle kalaõli ja oomega-3 juurde, aga võib-olla kõigepealt, et mis on parim D-vitamiin, kuidas ma valin endale üldse õiget D-vitamiini? See on jah selline, nagu ma just ütlesin, et ega ei teagi niimoodi pakendi järgi valida, on ju. Aga D-vitamiini puhul oleks küll, vot selle puhul, et kui me siin enne vereanalüüsida kõike ei saa, siis D-vitamiini puhul tahaks küll teada, et kui palju mul see D-vitamiini tase on ja et palju ma peaks seda juurde võtma ja kui ma olen näiteks seda 6 aega või paar kuud võtnud, teeks uue analüüsi. Ja siis saaks teada, et kas see preparaat, mis ma valisin, oli mul õige või see annus, et kui oli näiteks liiga madal annus, et ma peaksin annust tõstma. Et kui ta on natuke liiga vähe, et on tõusnud, aga ei ole piisavalt tõusnud. Et selle järgi võiks valida. See on jah hästi oluline seda vahepeal hinnata, sest ma olen ise mitu korda kokku puutunud sellega, kus on D-vitamiini tase alla normväärtuse veres ja võetakse siis lihtsalt kas siis 800 või 1000 ühikut näiteks juurde, aga see tõenäoliselt ei tõsta kohe kindlasti mitte seda verenäitu ja võetakse ja vahepeal ei kontrollita, arvatakse, et ma võtsin ju juurde näiteks 3 kuud ja ma rohkem nüüd ei võta, aga tegelikult see veres D-vitamiini näit ei tõusnud optimaalsele tasemele. Et võib-olla lihtsalt vahepõikeda, mis see optimaalne tase on ka, kui keegi peaks endal hindama, et see optimaalne tase võiks olla 100 veres. Et siis on ka see, et ta on see minimaalne on olemas, aga samas jagub ka ütleme kõikide protsesside toetamiseks, on ju, et see 100 on niisugune optimaalne. Ei ole, mida rohkem, seda uhkem. Jah, ei ole. Ei ole vaja liiga kõrgele seda D-vitamiini taset ka tõsta. Ja selles mõttes, et D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin. Enamasti nad ongi ka kapslis koos kas õliga või ongi õlivormis, aga näiteks, et mis meie biomulsion D, mis on meil ka üks kõige populaarsem D-vitamiini preparaate, et selles biomulsion tehnoloogiaga on see D-vitamiin viidud sellisesse vormi, et ta nii-öelda nagu ära mitseliseeritud ehk et isegi kui meil on rasvade seedimisega probleeme ja sellest tulenevad siis ka rasvahusta vitamiinide omastamisega probleeme, et see D-vitamiin omastub sellegi poolest. Et ta on just selline väga hästi omastuv D-vitamiini vorm. Kui me siin ennem rääkisime ka sellest D-vitamiini analüüsist, siis mul on enda lapsega näide, et kui ta oli sihuke, ma ei tea, äkki oligi kuskil aastane või niimoodi, siis tal oli D-vitamiini tase alla normi ja ma andsin talle, ostsin apteegist ühe mingi sprei, ma ei tea, mingi kaelkirjak oli seal peal, andsin talle mingid spreid, mõtlesin, et on hea anda, kiiresti oli vaja ja läksime mõne aja pärast uuesti mõõtma verd andma ja D-vitamiini sinna juurde ja see D-vitamiini tase ei olnud tõusnud, täpselt see kogemus oligi, et natukene oli, aga ta oli ikka veel alla normi ja siis ma andsingi talle seda biomulsiumi ja siiamaani annan ja mina annan täiesti, täna on 2,5 ja ma annan täiesti 1000 ühikut, mis on tegelikult suur annus väikse lapse kohta, aga ma annan mõnikord nädalas, ma ei anna igapäevaselt ja väga hästi selles mõttes on toetav immuunsüsteemile ja kõigele muule, et jah, see imendumise näide siin. Aga ka kalaõli puhul, kõigepealt, vabandust, ma korra hüplesin, ma tahaks D-vitamiini kohta seda ka öelda, et tegelikult täna ikka leidub veel neid preparaate, kus müüakse D2 vormis, et kui te vaatate seda D-vitamiini, et on ikkagi ka D2, et seal võiks olla D3 või peakski olema D3, et tal oleks optimaalne imendumine, et see on koos rasvaga ja D3, mitte D2. See D2 ka omastub, aga mitte nii hästi kui D3. Just. Ja lähme edasi siis oomega-3 ja kalaõli juurde, et millist eelistada? Kuidas tarbida ja millist eelistada? Kalaõli puhul. Jah, just. Jälle hästi lai küsimus, eks ju. Et kuidas tarbida? Et jällegi, siin võiks enne olla analüüs, et kui palju ma kala tarbin ja mis kala ma tarbin. Et kui ma kala tarbin küll, aga ma tarbin ainult valget kala. Et see ei ole meile, miks me seda kala üldse tahame saada, on need oomega-3 rasvhapet EPA-DH, mida me tahame sealt saada. Ja see on meil just rasvane kala, kust me saame, aga ka kalamari näiteks on väga hea allikas. Et kas me sööme neid 3 korda nädalas? Et klientide puhul võib öelda, et on neid erandeid, eks ju, aga enamus mitte. Ja et see oleks nagu näidustus, et seda võiks toetada. See on tõesti üks selline üldine
mis võiks olla, noh, ma ütlen, et mis vitamiine või mis toidulisandeid võtta üleüldse, et siis see on nagu selline üks toidulisand, mille peale võiks pidevalt nagu mõelda, et kui ei tarbi kala piisavalt. Ja noh, selle puhul on jällegi see kalaõli kvaliteet, et kus see kalaõli saadud on, et mis see preparaat on ja missuguses annuses, et kas seal on ainult, et me vaatame seda sildi pealt, et on kalaõli, et kalaõli kontsentraat on üks number, aga see, et kui palju ta annab EPA ja TH rasvhappeid, et see on tegelikult olulisem näitaja, mida me peaksime vaatama. Just, et see üks põhjus näiteks, et kui meil oligi siin just arutelu ka, kusjuures ma vaatasin, et meil ka täna siin meie üks armas kolleeg oli arutelu omega-3 rasvhapetest ja EPA ja TH annustest, siis näiteks temaga arutelus selguski see, et kui me tahame ka toetada mingeid kindlaid funktsioone, et kui me võtamegi näiteks närvisüsteemi ja me võtame klassikalised omega-3 lisandid, mida müüakse, siis no kõige omega-3 lisand me näeme ka igal pool müüakse, aga mis need annused klassikaliselt on, seal on EPA ja TH kokku on kas siis 250 kuni 500, aga tegelikult näiteks närvisüsteemi toetamise mõttes, kui me tahame näiteks depressiooni sümptomaatika vähendamise eesmärgil võtta või siis seal näiteks ongi mõned muud närvisüsteemiga seonduvad põhjused, miks me tahame võtta, siis see annus on väga-väga madal, mis tõenäoliselt ei toimi selle funktsiooniga, et ta võib olla sihuke üldist tervist toetav, haigusi ennetav, on ju, aga kui me tahame terapeudilisel eesmärgil võtta, siis tõenäoliselt ta ei toeta seda. See tuligi sihuke arutelu käigus, et kui palju näiteks tema võtab ja kui palju võiks võtta, siis oli ka sihuke huvitav juhus, et noh, tegelikult ega ongi nii, et me enamus omega-3 lisandid sisaldavadki kuni 500 EPA-t ja TH-t kokku. Ja näiteks lisaks veel võib-olla selle EPA ja TH sisalduse puhul, et ka südame-veresoonkonna tervise puhul, et see on üks põhjus näiteks, miks tihti hakatakse võtma, et meil on mingid südame-veresoonkonna tervise probleemid, hakkan võtma omega-3 lisandit juurde, siis on täpselt samamoodi, et siis ma võtan selle klassikalise EPA ja TH, mis on seal 250 milligrammi kombineeritult, siis tegelikult see tõenäoliselt ei toeta sellisel määral, et ta peaks olema, võiks olla vähemalt 1000 milligrammi kokku EPA ja TH, ehk siis jälle, et see annus on oluliselt suurem. Kui ma tahan teete näiteks, meile saab täiesti teha ka tegelikult rasvhapete profiili hindamist verest SYNLABis, kus saabki siis hinnata seda, et milline on näiteks minu omega-3 tase, EPA-d ja TH-d, indeks just on ju, kuidas on seal omega-6-ga, ühesõnaga sihuke suhteliselt lai rasvhapete profiil, mida saab hinnata ja kui näiteks sealt selgub, et on omega-3 vähe, et see indeks on madal, siis tegelikult on täpselt samamoodi, et kui ma lähen, võtan see 250 kuni 500 milligrammi kombineeritud, siis tõenäoliselt sarnaselt nagu D-vitamiiniga, ta ei tõsta mul seda indeksit, on ju, et ma ei saavuta seda efekti, et seal peaks olema siis vähemalt seal 1700 päevane see annus kombineeritult, on ju, et jälle suured kogused tulevad, on ju. Et teaduskirjanduses ka tehakse sihukeste uuringutega ja on vale tulemusi laiendada siis kõikidele preparaatidele. Peaks vaatamagi, mis annust on seal uuringus kasutatud, et seda toimet seal saadi. Ja võib-olla rasedate puhul mainiks ka lihtsalt seda, et kui oli küsimus, et millist kalaõli kasutada või kuidas seda omega-3 valida, siis näiteks üks põhjus ka rasedana, et on leitud, et rasedana omega-3 juurde tarbimine võib toetada ka selle loote kognitiivset arengut ja nii edasi, on ju. Aga siin on täpselt samamoodi, et siin tuleb mitu aspekti. Rasedana esiteks võiks olla ka see annus vähemalt 500 milligrammi, ja see EPA ja eeskätt rohkem võikski TH-t olla ja teine asi on ohutus. Rasedatel on ka see ohutus. Kui ma lähen ostan esmase omega-3, mida ma näen, siis ma ei tea, kas seal on hinnatud näiteks raskemetallide sisaldust, saastet, millistest kaladest on pärit see omega-3, on ju, kas ta on väikestest kaladest pärit, ehk siis millises toiduahela etapis on olnud, on ju, või on see kala, on ju, ehk siis milline on tema saasteaste, kas on hinnatud ka nende rasvhapete stabiilsust, mis siis tähendab seda, et näiteks kui me võtamegi selle, mul on siin
endal kõrvale võetud, mis ma oma lapsele annan, ise võtan ka, on hästi kõrges annuses, on oomega Biocare'i see vedel oomega Care ja kui me näiteks hindame seda rasvhapete stabiilsust, siis me ei tahaks, et need rasvhapped oksudeeruks, ehk siis me ei tahaks, et nad läheks rääsuma, sest kui nad lähevad rääsuma, siis nad ei ole enam tervist toetavad, siis nad on kahjulikud. Ja näiteks Biocare hindab ka, milline on siis see stabiilsus nendel rasvhappetel ja ta on näiteks mitu korda madalam, kui on Euroopa norm. Et seal on teatud siis ütleme, andmestik, mida vaadatakse, või teatud selline data, mida vaadatakse ja see on madalam, kui on Euroopa norm, on ju mitu korda, et selles mõttes, et see tähendab seda, et need rasvhapped on seal suhteliselt stabiilsed, et see oksudeerumise risk on väga madal. Sellegi poolest on soovitav neid külmkapis hoida, sest et kui jätta kapi peale eriti päikse kätte, siis nad lähevad rääsuma, et kuna nad on nii õrnad rasvhapped, samamoodi juhtub ka nii-öelda linaseemned, kreeka pähklid, kõik selline ka toidus, kus on neid oomega-3 rasvhappeid, et samamoodi lähevad ju need ka rääsuma, et need lisandites ka, et see on soovitus külmkapis hoida. Aga ja just, et väiksed kalad, nagu Mari-Liis välja tõi, mis on toiduahelas siis madalamal, ehk et meie kui inimene, kui lõpptarbija, et muidu kui on suurematest kaladest, mida rohkem toiduahelas nad kõrgemal on, seda rohkem on neisse ka saastet kogunenud. Ja minu jaoks on hästi oluline ka see, et need oleks nii-öelda need taastuvad allikad, et kust need kalad pärit on. Et kui hinnata seda, et kõik inimesed maailmas, et kellel on puudujääk oomega-3-dest, et võtaksid oomega-3 lisandid, siis meil veed saaksid nendest kaladest otsa. Et ma tean, et on isegi teadlasi, kes on hakanud välja mõtlema, et kuidas geneetiliselt muundada taimi, et hakkaksid EPA-t ja TH tootma. Aga see selleks, et need väiksed kalad ja võiks olla niisugune keskkonnasäästlik. Ja seda ka, kes seda teevad, seda ka välja toovad, et see nii, et need nii-öelda säästlikest allikatest on püütud need kalad. Ja üks asi veel, et see säästlikkus lihtsalt tuletas mulle seda meelde, et võib-olla mõnel tekib pähe kohe mõte, et grilliõli versus kalaõli on ju, et näiteks see on üks aspekt, miks mina eelistan kalaõli, ongi just see keskkonna ja selline jätkusuutlikkuse küsimus, sest see ei pruugi olla väga jätkusuutlikkus, kui me grillidest seda õli toodame, on ju. Ja ühesõnaga kalaõli puhul kokkuvõttes D-vitamiini puhul, kõigepealt võtame see kalaõli D-vitamiini kokku, enne kui edasi lähme, ongi see, et D-vitamiini puhul jälgige, et on D3, rasvlahustuv, milline on annus, kas see annus on teile sobilik, on ju, ja kui on imendumise probleemid, rasvhapete imendumise probleemid, sapiprobleemid ja nii edasi, siis on biomulsioni D-vitamiin on väga hea variant selleks puhkudeks. Oomega-3 puhul väiksed kalad, vaadake üle, et see annus oleks, siis see kontsentratsioon EPA-l ja TH-l oleks optimaalne, et ta ei oleks see minimaalne 250 kuni 500, et ta võiks olla pigem kõrgem, on ju, eriti kui me võtame terapeutilisel eesmärgil ja see jätkusuutlikkus preparaadil on ju. Aga lähme edasi. Oota, grilliõli kohta, et veel paar asja. Et on uuring, mis on näitanud, et see grilliõli põhjustab rohkem gaasa ja sellist nagu puhitust. Ja et ta nagu seedesüsteemile raskemini talutav. Ja tegelikult on ka neid teisi vabade fosfolipiididena kalaõlisid, mis võivad sellist toimet avaldada. Ja naljakas on veel see, et kui muidu kalaõli on näidatud, et parandab ka insuliinitundlikkust, siis üks uuring, kus võeti päris suures annuses muidu üks grilliõli, selles uuringus vähenes see insuliinitundlikkus. Et jälle üks koht, kus mõelda, et on ise propageerijaid, kes ühte, kes teist, aga kui vaadata uuringuid, mida üks või teine, et siis võiks mõelda, et mis tulemust ma saada tahan. Just, ja päris palju tuli küsimusi ka probiootikumide kohta ja siis me võtsimegi selle ka ette ja vastame, et ja võtsime need küsimused kokku, et kuidas ma tean,
et mul on vaja probiootikumeid võtta ja millal probiootikume võtta on ja kuidas ka võtta, et selles mõttes, kui me läheme nüüd järgmisena, lähmegi edasi, et ma ütlen, aeg läheb ikka meeletu kiirusega, et peamegi natukene tempot panema juurde, aga et kuidas võtta probiootikume ja millal võtta? Minu jaoks on probiootikumid, kui minu käest küsida, eks ju, et minu jaoks on probiootikumid ka selline suhteliselt sihuke igapäevane toetus. Et mina konkreetselt ei võta mingi konkreetse põhjuse pärast. Aga probiootikumide puhul, kui võiks kaaluda, et miks ma seda tegelikult võtan, et kas mul on mingid seedeprobleemid, mul on pidev kõhulahtisus või ma olen tarvitanud antibiootikume, et on vaja toetada siis mikrobiotat või et mis see põhjus on või ma tahan, et mul on immuunsüsteem nõrk, et ma tahaks, et ka sealt soolestiku kaudu immuunsusele tuge anda. Et vastavalt sellele saab siis ka vaadata, et missugused bakterid selles tootes sees on ja kas kas need bakteritega on näidatud uuringutega, et nad sellist toimet avaldavad, mida ma siis saada tahan. Ja tegelikult mitte ainult siis isegi seedimisega seonduvalt, lisaks on ju veel ka näiteks kui on nahaprobleemid, teatud nahaprobleemide puhul ta võib anda päris head efekti, on ju. Samamoodi siis näiteks ka naiste puhul näiteks, kui on vaginaalse mikrobiomiga probleemid, et näiteks siin ma võingi, üks põhjus, mina ise kasutan neid naistele mõeldud probiootikume, ühesõnaga neid female biootikuid just sellel eesmärgil, et toetada vaginaalset mikrobiotat, et seal on nüüd teatud bakteritüved on kliiniliselt uuritud, mis siis just aitavad tasakaalustada seda bakteriaalset, just tähendab seda naiste vaginaalset bakteriaalset tasakaalu ja kuna minul on pidevad sellised ebamugavused ja probleemid just selle vaginaalse ja kuseteede piirkonnaga, et siis see on päris hästi aidanud just sümptomaatika puhul, et see kipitav tunne, see urineerimisele kaasnev valu, et see on oluliselt praegu taandunud selle foonil, aga jällegi on see järjepidev kasutamine, et ma olen jällegi mõnda aega juba võtnud ja selle järel on see tekkinud, et mitte ei ole nii, et üks tablett ja olukord paraneb. Aga jah, lihtsalt sihuke kõrvalepõige. Aga mis veel? Probiootikumide puhul et oluline, et oleks näidatud missugused, et tüvepõhiselt oleks näidatud tootjal, et mis bakterid seal sees on. Oli see üks, mida ma pidin ettepoole lisama. Siis, et kas see tüvi, mis seal sees on, et kas see omab ka mingisugust toimet meile, et tegelikult ei tohigi nimetada, võib-olla olete tähele pannud, et toodetel on nimed, et head bakterid või ei kasutata probiootikume, sest et toidulisanditel ei ole lubatud Euroopas kasutada sõna probiootikumid. Et see probiootikum on siis selline bakteritüvi, millel on konkreetselt uuringutega näidatud, et omab konkreetsele põhjusele toimet. Et mis on nagu küsimärgiga, et näiteks, et kui BioCare'il kasutab LAP4 kompleksi, millel on laialdaselt kliinilisi uuringuid erinevate probleemide puhul, et miks ei tohi öelda selle kohta ka, aga üldine seisukoht on, et ei tohi öelda probiootikum. Et jah, et see on nagu selline ja ei ole alati, et mida rohkem tüvesid, seda uhkem, kui nendel tüvedel ei olegi tegelikult sihukest sihtotstarbelist toimet. Et näiteks hea näide on immuunsuse puhul on ju, et tahetakse immuunsuse toetamiseks võtta lisaks veel probiootikume, võetakse täitsa tavaline esmane, mis ette jääb probiootikumide mingi kompleks lisand ja tegelikult ei olegi seal seda tüve sees, mis näiteks toetab. Võib-olla on see ainult püloori vastu, Helicobacter pylori vastu näiteks. On näidatud, et ta pärsib selle kasvu. Ehk siis ühesõnaga jälle siin on see koht, kus enne, kui sa teadvustad, et sul on vajadus võtta juurde näiteks probiootikumi, siis enne, kui sa lähed seda toodet valima, korraks istu maha, mõtle läbi täpselt, miks sul on vaja ja vaata, hinda seda toodet, mida sa oled ostma, kas seal on välja toodud, et need bakteritüved, mis seal sees on, kas need üldse on selle probleemi spetsiifilised. Miks me seda rõhutame on seetõttu, et meil on jälle üks tore olukord, kus me Eliisaga üks päev, nagu ikka kõik vahepeal scrollivad sotsiaalmeedias on ja meile hüppas ette üks tore reklaam, kus neiu rääkis, et tema võtab ühe naiste tervisega seonduva probleemi korral võtab ühte seedeensüümide lisandit. Ta isegi ütelnud, et seedeensüümide lisand, ta nimetas selle nime,
ma arvan, et ta isegi on süvenenud, mis seal sees on. Just, et aga ühesõnaga ühte lisandit, mille tegelikult, mis oligi seedeensüümid, no seal olidki seedeensüümid sees ja ta rääkis sellest, et see aitab ühe hormonaalse probleemi korral. Ja kui meie nagu Eliisaga, mina olen meditsiinitaustaga, Eliisa on molekulaarbioloog, on ju, siis me korra nagu jäime seisma, et oot, seedeensüümid, hormonaalne tasakaal, siin on täielik error, siin ei ole loogikat, on ju. Ehk siis teile ka jälle see mõte juurde, et kui keegi täna ostetakse sisse, et tehke meie toodetele reklaami, räägi oma kogemusest, tee seda, kõik kasutavad seda, aga hinnake, kui loogiline see on, et kas see on lihtsalt tehtud mingi reklaam või on seal mingi loogika ka, et see, mis probleemi puhul ta aitab, et kas te mõtlete välja või küsige mõnelt spetsialistilt kas või nõu, et kas see on loogiline, et kui mul on ka see probleem, kui ma seda võtan, kas see võiks aidata, mis sina sellest arvad, on ju, või arutle mõnega, kes võib-olla näiteks võiks seda teada, et siis on hea koht, kus teha enne, kui te oma raha sinna lähete matma. Et teinekord on, meil oli see hästi ka, vau, okei. Sellised liigsed lubadused, et alati see, mida lubatakse, et kas see tõesti, kas see on võimalik, et sellel võib siuke toime olla, kas nendel toime, või mis seal sees on selles lisandis, et kas nendel võib olla see toime, et mitte ainult bakterite puhul siis, eks ju, vaid ka teiste puhul. Aga probiootikumide puhul veel on üks oluline on see, et need tüved, mis sinna sisse pandud või see koostis, see, kuidas see on formuleeritud ka, et kas need on happekindlad. Ehk et see, mis me suus sisse paneme, see peab läbima happelise keskkonna, meie maa happelise keskkonna ja ta sihtotskoht on või kus me tahame, et ta toimiks, on ju tegelikult jämesool, kus on meil see kõige rohkem baktereid, et ta peab sinnani jõudma, et kas on tagatud, et ta jõuab ka sinnani, et ta läbib kõik need karmid keskkonnad ja see magu on happeline ja või on tõesti, kui see on Helicobacter pylori toime peab tal olema, siis ta peabki makku jõudma, et siis on okei, et ta sealt edasi ei lähe. Et see on ka hästi oluline, et ta oleks siis happekindel. Ja sellepärast on näiteks, et kui on küsimus, et kuna ma probiootikumi võtan, et hästi palju soovitatakse probiootik, võta enne magaminekut tühja kõhuga, et siis nad öösel saavad seal ilusti paljuneda, on ju. Et kui rääkida happesusest, et tegelikult BioCare on enda lisanditega testi teinud, et nende parim võtta on kas söömise ajal või siis kohe pärast söömist, et see toit neutraliseerib seda maahapet. Ja tänu sellele on see probiootikum või selle bakterite toime siis tugevam. Ehk siis võtta pigem peale söömist, kuna see imendumine võib olla siis parem, et tekib seal teatud suke kaitse. Mitte imendumine, vaid kohale jõudmine. Või tähendab, vabandust, kohale jõudmine. Kohe tuleb imendumise jutt, ma olin juba seal omadega. Aga lähmegi edasi, et kuidas nüüd olid järgmised küsimused, moodustasid meil sellise ploki, et toidulisandite võtmine, et kuidas seda imendumist toetada, kas toiduga või mitte, kas koos või lahus, et selle kohta oli ka päris mitmeid küsimusi, et milliseid toidulisandeid võiks võtta koos ja milliseid kindlasti ei tohiks koos võtta ja millised näiteks toiduained võivad teatud toitaineid siis nende imendumist takistada ja millised just võivad imendumist soodustada? No, enamus toidulisandeid võib koos toiduga võtta. Aga on tõesti näiteks, et raua puhul ei ole soovitav siis piimatoodetega, kuna kaltsium võib pärssida raua omastumist. Selline, et kui sul ei ole näiteks, võtab mingit multivitamiini või võtadki mingit preparate koos või näiteks, kus on aga sul ei ole konkreetselt päriselt nagu tohutut puudujääki, et ta seal sees, et ei ole juhtu midagi. Aga jah, et osade puhul on näiteks tsingi puhul ei ole soovitatud võtta kiudainerikka toiduga. Et ka nii-öelda toidust, kiudainerikast toidust on meil tsinki raskem kätte saada. Ja kui me siis söömegi ta kiudainerikka toiduga, võtame tsingi preparaadi ka, et siis on ka selle omastamine raskem, aga samas tsinki ei saa ka võtta päris tühja kõhu peale. Et see tohutult ärritab magu, et kes on võib-olla võtnud, iseenesest võib võtta, või ei ole takistada, aga ma ei tea mitte kedagi, kellel ei oleks tohutut maaärritust pärast tsingi preparaadi võtmist. Ükskõik mis vormis see on. Minul tekitab ta tohutut kiiveldust. Ta ei olegi nagu midagi valutama ei hakka, aga tohutult kiiveldus tekib.
et ja, et see on niisugune väga tüüpiline. Mis on võib-olla veel üks asi, mille peale ei mõelda, näiteks C-vitamiini puhul ka, et kui C-vitamiini juurde võtta, et ka pigem toiduga, tal on see ärritav omadus samamoodi, on ju, aga tegelikult võiks ka vaadata, et see toit ei oleks väga suhkrurikas, sest on leitud, et see suhkur võib siis takistada sellele C-vitamiinile imendumast. Ja kui rääkida kas toiduga või toiduta, et kui enamus siin toidulisandite võtmine koos toiduga on igati okei, enamjaolt, et siis näiteks folaat on üks, mille imendumine võib olla parem siis, kui võtta ilma toiduta tühja kõhu peale. Et siis selle imendumine võib olla parem. Ja mis aitab imenduda, et noh, näiteks kui me mõtleme kaltsiumi peale, et siis kaltsiumil aitab imenduda D-vitamiin, on ju, et võtta siis näiteks koos D-vitamiiniga, on ju. Raual aitab see, noh, see võib olla juba laiem teadmine, et C-vitamiin aitab raual imenduda, et väga paljud rauapreparaadid on ka juba koos C-vitamiiniga. Folaadi puhul näiteks B12, on ju. Ja näiteks ka, et võib mõelda, mis toimet ma tahan, et näiteks magneesiumi puhul, et kui ma tahan, et see mind maha rahustaks niimoodi, et ma magama jään, siis on soovitav see magneesiumi võtmine õhtusse ajastada. Isegi kalaõli puhul on kusjuures ka seda mingisugused uuringud, et ta võib paremat und tekitada või stabiilsemat und, kui teda õhtul võtta. Et jah, et selle peale võib mõelda või siis kui taimsetest preparaatidest rääkida, et näiteks mulle väga meeldib ashwagandha närvisüsteemi toetamiseks, et kui on kortisooli tase kipub kõrgeks minema, siis seda ei tasu võtta hommikul, kui meil naturaalselt on kortisooli tase kõrgem ja ta peabki olema, et paneb meid tegutsema, et pigem jätta ta pärastlõunasesse aega, kui ma tunnen, et nüüd oleks mul seda kortisooli taset vaja natuke ohjata. Et jah, ja korra veel imendumise puhul võib-olla seda, et singi puhul on ka see, et loomsed valgud näiteks ja fermenteeritud toidud toetavad siis seda singi imendumist, on ju. Et kui mõelda, mis toiduained veel toetavad, siis lisaks oli ka selline küsimus, kusjuures see oli päris huvitav, et seda küsimust küsiti päris palju, et miks on nii, et kui ma võtan B-grupi vitamiini komplekslisandit, mu uriin läheb kollaseks, kas see viitab sellele, et ma võtan liiga palju seda lisandit? Või nad tulevad kõik kehast mul välja, tegelikult midagi ei omastu. Just, et tegelikult see ei ole, et seal on üks selline süke B-grupi vitamiin nagu B2 vitamiin ja see B2 vitamiin on loomult selline erkkollane ja kui me seda tarbime, siis see, mis vaja, see imendub ja mis ei ole vaja, nagu ikka vesilahustuvate vitamiinide puhul, see tuleb välja ja see erkkollasus, kollakus, see siis värvib selle uriini ka kollaseks, niisuguseks erksamaks kollaseks, et ei ole vaja üldse muretseda, see ei ole mitte midagi ohtlikku. See on sama näide, nagu sa tõid selle peediga, eks ju? Just, et peet värvib välja heite meil ära, on ju, et siis on samamoodi. Ta on ikkagi meile kasulik, mis siis, et ta meil uriini punaseks värvib. Ei tähenda seda, et peedist mitte midagi ei imendu, et imendub ikka, lihtsalt ikka see värvaine värvib ka seda väljaheidet, nii nagu uriiniga. Looduslik värv nii-öelda, jah. Aga väga palju ja praegu tuli ka küsimus meile siia chatti, et magneesiumi vormide kohta, et magneesiumi vorme on erinevaid ja millist siis valida ja ma korra vaatan täpsemalt, mis küsimus meil chatis oli, et see oli sarnane, et kuidas on magneesiumi lisandiga, mille järgi valida, mis koguses ja miks, ühesõnaga üsna sarnane, et magneesiumi vormide ja tarbimise kohta. Mineraalainete puhul üldse on oluline vaadata, mis vormis nad on. Et tüüpiliselt, kui te vaatate mineraalained, nad on millegiga seotud selles lisandis, et nad on siis nii-öelda kas gelateeritud või mitte gelateeritud, ühesõnaga, mis seal on, kas nad on näiteks magneesiumi puhul siis, et näiteks kas ta on magneesiumsulfaat või magneesiumoksiid, et nii-öelda magneesiumsoolana, need ei ole hästi omastatavad. Et paremini on magneesiumid omastatavad, kui nad on seotud orgaaniliste ainete või aminohapetega ja siis on nende biosaadavus parem. Et sellepärast ongi magneesiumoksiid, et sealt omastub magneesiumit või biosaadavus on väga väike, aga ta on väga hea kõhulahtisti. Et kellel probleemi on. Ja need, mis hästi ei omastu, et need võivad ka rohkem kõrvaltoimed tekitada. Et näiteks kaltsiumkarbonaadi puhul on isegi neerukivisid kirjeldatud.
Et jah, et selles mõttes, aga nüüd, et missuguse aminohappega või orgaanilise ainega siis see magneesium seotud on. Et ka see, et millega ta seotud on, et ka see võib meile siis nii-öelda toimet omada. Näiteks, et BioCare'i valikus on magneesiummalaat, et mis on hea lihaste tööks, sest see malaat, see osaleb tsitraaditsüklis, selles energia tootmise tsüklis või kuidas meil kehas energiat toodetakse. Et sellepärast, et ja siis ongi, et leitud, et ta on just nagu lihaste toetamiseks head sportlastele näiteks või kes liiguvad palju. Et kui magneesium on näiteks tauraadiga seotud, et see tauraat, see soodustab kaba tootmist, et kaba on siis nii-öelda rahustav neurotransmitter. Närvisüsteemi ja stressi puhul on see tauraat ja on ju. Just, aga tauraat on veel ka hea, et ta toetab sapi tootmist. Tauraati kasutavad väga palju ka südamelihas kasutab, et aga peamiselt, kes meie kliendid seda toovadki just välja, et ta on väga hea rahustava toimega. Et mõni võtabki seda just nagu une soodustamiseks. Aga sama stressi ja ärevuse puhul on väga hea ka see magneesium fosfolipiididega koos, mis hästi kenasti toimib esiteks juba selle ajufunktsioonile, aga lisaks ka siis sellele, et aitab seda ärevust maandada, on ju. Just, ja magneesiumi puhul siis peakski vaatama, kusjuures selle fosfolipiididega on ta tegelikult magneesiumtsitraadi kujul, et see magneesiumtsitraadi kujul on selline, ta on väga hästi omastuv ja ta on hästi üldine magneesium, et kui konkreetselt nagu sul tahad magneesiumiga toetada, siis magneesium on üks vajalik mineraalained, osalevad nii tohutult paljudes sadades reaktsioonides kehas ja no isegi DNA parandamisel, et see magneesium on ka üks sihuke igapäevane, mille peale mõelda, et tõenäoliselt seda võib natuke juurde lisada. Et see magneesiumtsitraat on sihuke hästi üldine ja hästi omastuv. Üldse tsitraadi vormis mineraalained, et ka nendel näiteks, kellel on maahappe tase madalam, näiteks kas on siis ravimite tarbimine või siis on vanusega vähenev happe tootmine, et tsitraadi vormis ei vaja siis happelist keskkonda, vaid nad omastuvad paremini. Ja ka selle, mis Mari-Liis mainis, on see magneesium ja fosfolipiidide kompleksi ja lihtsalt lisatud ka veel siis fosfatidüülseriini, mis on aju tööle väga hea. Ja üldse mineraalainete puhul, ka näiteks magneesiumi puhul, et üks on see kompleks, et näiteks ongi siis magneesium malaat või et kui on toodud see kompleks seal koostisosades välja, siis tegelikult peaks olema ka see elemendiline mineraalaine välja toodud, ehk siis, et palju seda magneesiumi selles kompleksis on. Et võib-olla selle kompleksina või et see kandja, see magneesium, et see kokku on suur arv, aga seda magneesiumit võib-olla seal on ainult 20% sellest. Et sellepärast peaks olema elemendiliselt ka välja toodud. Pigem tihti ei ole, et kui sa võtad need siuksed suuremalt magneesiumi, ühesõnaga võtad need magneesiumi preparaatid endale kõik ette, siis enamjaolt ikkagi ei ole toodud seda elemendina niimoodi välja, et suhteliselt harva tuuakse välja. Ja siis ongi, et alati ei pea see magneesiumi annus olema nii tohutult suur, et ta toimiks, sest ongi sõltuvalt sellest, et mis kandjaga ta on seotud, et ta võibki paremini omanduda juba madalamas annuses, aga magneesiumit ei ole mõtet ka liiga suurtes annustes korraga võtta. Et kui liiga suurtes annustes korraga võtta seal mitmed sajad korraga, ta võib põhjustada seedetrakti ärritust. Et ka täiesti nagu hea annus, et kui korraga liiga palju, ja sealt ei pruugi kõik omastuda ka ja sellepärast ta põhjustab ka seedetrakti ärritusi. Et pigem, kui on öeldud pakendi peale, et võta eraldi aegadel, siis võta eraldi aegadel või jälgi seda soovitust. Jah, ja võib-olla siia lõpetuseks, et me mõtlesime, kui me siin toidulisanditest räägime, on ju, et siis lõpetuseks võib-olla ka hästi kiirelt anda ülevaade, mida me ise siis tarbime, et tore, et me räägime nendest asjadest, on ju, aga mida te ise siis tarbite, et võib-olla kui endast alustada, et hästi kiirelt ülevaade, et mida ma ise tarbin, et igapäevaselt ma tarbingi seda Omega Care'i, seda, mida ma siin ennem näitasin ka ja ma annan seda ka oma 2,5-sele ja sellega vahepeal tekib Eliisal oli ka alguses, et kodu sul võtab seda õli niimoodi ja ta istub mul tavaliselt, ütleb, mulle maitseb õli ja võtab seda, et tegelikult tal ei ole absoluutselt seda vastikut sellist võib-olla mõni
kohe seostab vastiku kala maksaõli maitsega, et seda tegelikult ei ole. Ja mina võtan lisaks kõik see D-vitamiin ja see, ja mis ma enne näitasin, see female biotik, aga aju kognitiivse võimekuse toetamiseks ma võtan atsetüülkarnitiini just seetõttu, et ta on alfa-lipohappega koos ja alfa-lipohappe kohta on tulnud teaduskirjandusest juba päris palju häid viiteid selle kohta, et tal on päris mitmeid erinevaid selliseid tervist toetavaid omadusi ja kuna minul on praegu selline eluperiood, kus ma tunnen, ma pean väga palju oma ajutööd toetama, siis kõik, mis toetab minu kognitiivset võimekust, seda ma tarbin. Aga lisaks on tal ka veresuhkrut tasakaalustav, et just, et ja atsetüülkarnitiin samamoodi, et just atsetüül vormis, et tavaliselt me näeme, et on ainult L-karnitiin, aga ta peab olema atsetüül vormis, et ta läbiks siis seda aju-vere barjääri ja jõuaks sinna, ütleme nii, et toetaks siis seda ajurakkude ainevahetust. Ja mina võtan seda topeltannuses praegu lihtsalt seetõttu, et saada seda alfa-lipohapet piisavalt. Ja no muidugi ma ei saa salata, et ma siin räägin küll, et ma võtan teda kognitiivse võimekuse toetamiseks, aga tegelikult atsetüülkarnitiin soodustab ka rasvade ainevahetust ja pean tõdema, et natukene on ka efekti sellele kaalule, et ei saa varjata, et ma nüüd ka sellel eesmärgil seda ei võtaks, et võtan küll. Ja lisaks ka kreatiini, mida mul praegu siin ei ole, et kreatiini võtan ka pulbri kujul koos elukaaslasega, mõlemad võtame siis atsetüülkarnitiini, alfa-lipohappega, omega-3 ja kreatiini on need, mis on kindlad igapäevased selle aju funktsiooni toetamiseks. Ja lapsel on siis ka baktereid, D-vitamiini ja kalaõli. Jah, mul on päris varieeruv see, et võtan vajaduse põhiselt, et mul ei ole nii, et ma kogu aeg ühtesid võtan, et ma vaatasingi oma nii-öelda selle kapikese läbi, et seal on päris oluline valik, aga hetkel, mis on, vanusest tulenevalt tahan ka, et mul silmaalused kortsöö oleks vähem ja teen endal aeg-ajalt tuure vedela kollageeniga, et nahale elastust siis hoida, taastada, et kui on magamata öid või ongi täpselt seesama, et on liiga pikad arvuti taga istumise tööpäevad näiteks. Et kui on praegust on päris periood, et kus saab päris palju ja pikalt arvuti taga istutud ja tõesti ajutöö toetamiseks mina võtan seda sama, mis me siin korra mainisime, magneesiumi ja fosfolipiidide kompleksi. Ja ma vaatan, mis mul veel. Mul on alati ka sahtlis seedensüümid, sest et ma ei võta neid igapäevaselt, aga kui on mingi välja söömaminek või küllaminek või kutsun ise külalised, ma tean, et on rohkem söömist, siis ma toetan endal toidu seedimist sellega. Või on näiteks, et on väga väsinud olla või on mingisugune, ma vaatan, et nagu hakkaks haigeks jääma, aga ei jää haigeks ka, aga minu keha lülitab ennast välja ja ma tunnen, et mul toit ei seedi. Ma ei tea, kas kellegi niisugust kogemust, mina tunnen, et kõik jääb kehas seisma päevaks paariks. Siis ma toetan ka polüsoomiga endal seedimist. Ja üks, mis mulle, kalaõli ma võtan ka juhu, ma olen natuke laiskalaõli võtja, ma peaksin rohkem, kuna mulle väga kala ei maitse, aga ta on mul olemas ja ma aeg-ajalt võtan siis suurema annuse, nagu ka D-vitamiiniga võtan korraga suurema annuse, et ma tean, et ma igapäevaselt teda ei ole meeles võtta. Ja mis mulle endale väga meeldib, mind juba naerdakse sellepärast on puhastav nutripulber, mida ma nimetan hellitavalt maksapaiks. Ja ma aeg-ajalt teen selle kuure, mulle väga meeldib selle koostis, sest et siin on näiteks brokolipulber. Brokoli sisaldab ka sulforafaani. Siin konkreetselt selles ei ole välja toodud, palju siin sulforafaani on, maksakompleksis on välja toodud, aga sulforafaan on üks väga äge molekul, mis paneb meie keha tootma glutatiooni. Ja see on üks meister antioksüdant või kuidas seda öelda, et mis kehas on nagu nii oluline, kõik rakud kasutavad seda, eriti kui ongi näiteks stressi rohkem, et kui kehas on nii-öelda neid aineid, millest on vaja vabaneda rohkem. Et see on niisugune väga hea, mis paneb üldiselt keha tööle. Ja lisaks on siin teisi väga palju taimseid koostiskomponente veel, mis siis toetavad meie keha puhastust. Et see on jah, mul niisugune aeg-ajalt lemmiklisand. Ja Karolin, annad ka meile ülevaate või? Ja mina midagi ekstra
megalt juurde ei võta. Võtan neid asju, mida ma tihti soovitan ka teistel võtta, mis on sellised igapäevased, aga kalaõli, minu suur lemmik, kõik, kes minu juures on käinud nõustamises, teavad, et mina sellest kalaõlist räägin. Siis ma võtan magneesiummalaati, ka suur lemmik. Ja siis minul on olemas ka tsinkaskorbaat, mis on ka järjekordne lemmik. Ja seda ma ei võta nagu igapäevaselt, seda ma võtan siis, kui on tunne, et läheb veidi kahtlaseks, ümberringi on kõik inimesed haiged, siis ma võtan ja on väga tõhus. Pole haigeks jäänud aasta aega juba kordagi. Jah, tsink on mul ka nii-öelda olemas käepärast, et kui on oht ja seda ma annan lastele ka ja just, et noh, seda, kui on oht, et haigeks hakata, siis paar päeva ma võtangi topeltannuse, et tõesti ei tea, mis on haigus. Ma ütlesin, et kui on hakkab haigeks jääma, et see haigeks jäämine ongi lihtsalt, et tunneb paar päeva niisugust väsimust või tuleb korraks, läheb nina vesiseks, aga nohuni see ei arene ja üldiselt jah, et nad nagu tõesti preventatiivselt, kui on nagu tase kogu aeg hea, et siis ta toimib. Ja, aga see on minul kindlasti juba viimased 5 aastat, et kui ma tean, et kui mul on midagi vaja lisanditest, siis Via Naturale on see, mida mina usaldan, sest ma tean, et see on tõesti väga kvaliteetne, kontrollitud, nagu me kõik siin täna kuulsime, et ei ole siin suvaline ja päriselt toimib ka. Et selles mõttes minul on nagu lihtne, et kui ma ei pea nagu mõtlema, et oota, mis lisandit, kus ma seda saan, et Via Naturalist saab. Super. Korraks küsiks ka seda, et kui me nüüd siin lõpusirgele oleme jõudnud, et kas on kellelgi mingid küsimusi tekkinud lisaks, et magneesiumi me rääkisime ära? Ma enne ütlen veel, et meil jäi kood ütlemata. Et ma aktiveerin pärast seda meie üritust ära, et kood on toidulisandid. Ma panen chatti ka. Pane chatti ka, jah. Nii. Kui küsimuste puhul mu korra lihtsalt tuli meelde see, et me vist ei vastanud ühele küsimusele tegelikult, mis meil küsiti, et mida peaks arvestama, kui olen rase või imetav ema, et mida ma lisandite puhul peaksin arvestama, kas on mingid eripärasi, millele ma peaksin mõtlema. Et üks asi on tegelikult see, et kui sa kasutad erinevaid lisandeid, siis vaata, et sul kumulatiivselt ei tuleks neid toitaineid liiga palju, et eeskätt näiteks just B6, mis on toksiline, kui seda liiga palju tarbida. Ma ei mäleta, Liisa, kas see ülemine piir oli 25 milligrammi, ma praegu peast ei mäleta. B6-ga on niisugune huvitav asi, et Inglismaal võivad inimesed võtta 50 milligrammi. Euroopas võivad inimesed võtta 25 milligrammi, aga Eestis võivad 12 võtta. 12 oli isegi, okei. Siis oli varem, oli vist suurem. Ühesõnaga, et vaadata lihtsalt seda, et ta ei ületaks seda ohutut ülemist piiri ja tegelikult ega seal väga palju muud erisusi pole, et võib-olla kõige kindlam näiteks rasedana eelistada neid, kui tahaks mingit multipreparaati juurde võtta, mis ongi just rasedatele spetsiifiliselt välja töötatud. Ka meil on A-vitamiini ei oleks seal ja liiga palju. Just. Ja üks asi on veel, et näiteks ka meil on Biocare'il on välja töötatud eraldi bakterid, mis ongi just testitud ja välja töötatud rasedatele, et nad just sellel eesmärgil, et nad on ohutud. Et on teada, et nad on ohutud ja on leitud, et nad võivad siis näiteks aidata ennetada dermatiidi teket, et dermatiit on üks, millega mitmedki lapsevanemad maadlevad oma beebide puhul, et siis võib aidata ennetada dermatiidi teket. Aga meil tuli ka üks küsimus veel chatti. Kuidas suhtuda magneesiumiga rikastatud veesse, näiteks Värska? Et minu meelest nendega on täpselt see, et esiteks need kogused ei ole seal väga suured, aga ma võtaksin lihtsalt arvesse seda, et kui ma tarbin juurde igalt poolt magneesiumit, ma veel joon. Seda tuleks võtta kui toidulisandit. Just, et ei tasuks, et mu ainuke veeallikas on mineraalvesi, et pigem seda mitte, aga kui ma tarbin näiteks ma ei teagi praegu, kui palju seda magneesiumit nendes Värskas on, ma peast niimoodi ei teagi. Ma arvan, et siin on mõeldud seda, ongi see sinises pudelis, ma ei saa selle nime öelda, ongi magneesiumivesi, kus on päris suur,
kas seal oli isegi 200 milligrammi äkki või? Kuna see vesi mulle endale ei maitsenud. Jah, seal on pealkirjas ka ju, et ta on mingi, ma ei tea, päevane vist magneesiumi annus on minu meelest isegi seal pealkirjas. Täitsa võimalik. Siis on see, ongi see 250 või umbes sinna, et mis see päevane annus lisandiga on lubatud võtta. Aga kuna see mulle ei maitse, ma ei mäletagi, mis vormis see magneesium seal sees on. Et siin vist Anna mõtles seda tavalist värskavett, aga sellegipoolest siis, et vaata, kui palju seda magneesiumit seal on ja ära lihtsalt ainult tarbi mineraalvett. Aga kui sa jood seal näiteks pudelikese mineraalvett mõnikord nädalas, siis ei ole sellest miskit hullu. Et tegelikult sa sellega toetad ka seda mineraalainete saamist, et seda võib arvestada küll kui ühe magneesiumi allikana. Ja D-vitamiini osas küsis ka Anett, et kuidas siis on, et kas võiks eelistada tilkadena või kapslitena, et kui imendub limaskestade kaudu paremini, et tegelikult see ongi see, et kui me keele alla tilgutame näiteks D-vitamiini, et siis meil on siin palju väikseid veresoonekesi ja see imendumine on väga efektiivne, kui me keele alla manustame. See on võrreldav, näiteks veenisisese manustamisega. Päris ei ole veenisisese. See, mis mida võrreldav, aga jah. Et ta jätab selle mao-etapi vahele peale soolastiku etapi. Just, et võrreldav vale sõna, aitäh paranduse eest. Aga ta on selles mõttes, et ta on võib-olla järgmine, kui me mõtleme efektiivsuse peale, selle imendumise peale, siis veenisisene on veel parem, aga võib siis mõelda, et kui me võrdleme kapsel versus tilk, et siis see keele alla on parem variant imendumise mõttes küll. Et pigem, kui mul on valida, kas ma võtan tilga või kapsel, siis ma võtan pigem tilga ja panen seda keele alla. Aga suurepärane. Kas on veel küsimus, et siis on täpselt see hetk, kus saab veel küsida, nii Helen? Mida on magneesiumi jalavannide puhul? Kui jalad kipuvad krampi minema ja kes teeb aktiivset trenni, et siis jalavannid on paremad kui kapsli näol tarbida. Et kas siis jalavannid on paremad kui kapsli näol tarbida? Ma ei tea, see lokaalselt imendumine. Ei ole uuringuid piisavalt selle kohta, mis näitaks, et see nii on. Et küll inimesed ütlevad, et osad ütlevad, et toimib, osad ütlevad, et ei toimi, aga tal ei ole päris seda, et on see lokaalne, et kui palju sealt siis omastub, palju sealt see toimib, et ta ei ole ikkagi süsteemne. Et pigem ikkagi, kui tahaks toetada, seda võib teha täiendavalt, on ju näiteks rahustavana. Just, et kui tunneb, et ta rahustab nende... Isegi see soe vesi juba rahustab. Aga jah, süsteemselt ikkagi peaks võtma juurde, kui tahaks seda magneesiumi toetavat efekti. Aga jah, et ma tahtsin Caroliniga lihtsalt nõustuda, et jah, et täna olen seotud küll Via Naturalega, aga see on ainult olnud mõned kuud, et tegelikult varasemalt samamoodi ikkagi 6+ vähemalt aastat olen kasutanud ainult BioCare'i tooteid just sellel läbivalt, ainult vahepeal on tulnud ka teisi sisse, aga läbivalt, sest just sellel eesmärgil, et ma ei pea oma pead vaevama, ma ei pea mõtlema liigselt selle kvaliteedi peale, vaid ma saangi usaldada, et jah. Aga kutsumegi üles selles osas, kui keegi tahtnud täna küsida, et siis tegelikult info@vianaturale.ee võib meile alati kirjutada, et kuna me oleme üritanud ja üritame kasvada niimoodi, et me ei ole lihtsalt toidulisandeid müüv ettevõte, vaid me oleme sihuke elustiili toetav bränd, et siis me tahame päriselt pakkuda inimesele seda, mida temal päriselt vaja on. Ehk siis võite alati meile kirjutada info@vianaturale.ee, rääkida oma mure, oma küsimusi küsida ja nii, kuidas me oskame, nii me ka üritame alati aidata. Ja kes tahab tõesti personaalsemat nõustamist, siis pöörduge, küsige meie käest Carolini kontakti või pöörduge tema poole otse, et kes tahab põhjalikumalt enda kohta infot saada ja siis personaalne programm kokku panna. Just, et Carolini meie julgeme ainult 100 käe ja sõrmega soovitada.
Okei, aga siis ma arvan, et võime tänaseks otsad kokku tõmmata. Suur tänu, teid on niivõrd palju siia alles jäänud, kuigi me läksime 15 minutit üle aja. Ma loodan, et teil kõigil oli huvitav ja alati võib ka meile tagasisidet anda, et kuna me tahame jätkata selliste tasuta vestluste webinaaridega, et just, et milline see ülesehitus võiks olla, siis teie selline tagasiside on meile sisendiks, kuidas seda edaspidi veel paremini üles ehitada, just, et see oleks teile kõige väärtuslikum. Seega suur tänu ja kohtume siis peagi jälle uute teemadega. Teemasi võite ka pakkuda. Mõnusat õhtut.